Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 123. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Peeter Prisk. Peeter on kinnisvaraekspert Pärnu juhataja. Tere, Peeter! Tervitus! Tere tulle, Tõnu, ja tere kõigile! Kinnisvaraekspert Pärnu, niimoodi, et järelikult on meil teemaks jälle Pärnu, aga enne kui teema juurde läheme, äkki Peeter räägid paari sõnaga enda kogemusest kinnisvara valdkonnas, kaua sa siin tegutsenud oled, mis sa teed ja mis asi on kinnisvaraekspert? Just, et jah, ma olen nüüd praeguseks elanud Pärnus suurusjärk 35 aastat, ei ole küll Pärnus sündinud, aga Tartus koolis käinud ja peale kooli Pärnu juhtunud. Seega ma julgen öelda küll, et ma olen läbilõhki pärnakas ja minu puhul võib-olla siis on täitsa paslik juba kasutada seda terminit, et üks Eesti kinnisvara valdkonna dinosaurustest, sest ma lõpetasin 93. aastal Tartus EPA maakorralduse erialal ja kui need ajalugu mäletavad inimesed kokku viivad, siis see oli täpselt see aeg, kui Eesti riik hakkas sündima, hakati mõtlema, kuidas endistele omanikele maid tagastada, kuidas maamaksu kehtestada ja maad hinnata. Ja minu diplomitöö juhendaja ja ka kursuse juhendaja oli praegusel kadunud Enn Helmet, kes oli siis üks esimesi, kes hakkas maa maksustamise hinna selliseid tsoneerimise hindamisi tudengitega koos läbi viima ja minu üheks esimeseks tööks oli Pärnu linnas tudengina siis maa tsoneerimine ja kinnisvara büroo algetega suhtlemine, et missugused need hinnad võiks olla ja üsna loominguline tegevus, aga tegelikult siis ma ka diplomitöö tegin juba kinnisvara hindamise metoodikas, massi hindamises ja sealt alates 94. aastast siis lõime kinnisvaraettevõtte kinnisvaraekspert Pärnu kontorina. Ja siin ma olen nüüd tegutsenud nii-öelda läbilõikena kogu Eesti kinnisvara sektori nii-öelda toimimisest. Ja kuna mul on olnud noore aktiivse mehena ka au olla kinnisvara hindajate ühingu ja Eesti maaklerite koja kasutamise juures ja nendes juhatustes, siis päris hästi ka nende sektoritega või nende erialade sellise õigusliku arenguga kursis, millal midagi toimus ja kes on tegelikult päsevus oli. Aga ma saan aru, et see ei ole meil tänane teema. Täna räägime Pärnu kinnisvaraturust, mis tõesti on minu koduturg, kus ma olen iga päev toimetanud ja seda siis kaubamärgi all kinnisvaraekspert. Kinnisvaraekspert siis minuga koos on tõesti rohkem kui 30 aastat Pärnus olnud. Meil on siin olnud natukene erinevaid aegu selles kontekstis, et meil on olnud Tallinna osanikud, siis mingi aeg oleme ühinenud Tallinnaga ja olnud ühises suures kinnisvaraeksperdis omanikud, mingi aeg nüüd rohkem kui 10 aastat tagasi uuesti jagunenud ja praegu peame ühiselt ja sõbralikult ühist kaubamärki, aga nii-öelda majanduslikus mõttes toimime eraldi üksustena. Ja kinnisvaraekspert Pärnus on algusest peale on ka jäänud selliseks klassikaliseks kinnisvara omaniku, kinnisvara arendajat tema otsustest toetavaks ettevõtteks. Ehk me ise ei arenda, me müüme, me hindame, me nõustame, me tegeleme ka minu kunagisest erialast tulenevalt maamõõduga ehk geodeetliste töödiga nii kadastri mõõdistamise mõttes kui ka ehitusgeodeesiaga. Ja mõistame geoaluseid ja nii edasi. Ja samamoodi on meil suurusjärk 35 kortermaja haldusportfell ehk rohkem kui 1000 kliendiga. Ehk me oleme ka selles tsüklis suhteliselt pikalt turul olnud ja pädevad, mis toimub peale seda, kui üks arendus saab valmis ja siin inimesed sisse kolivad ja hakkavad siis läbi korteriühistu oma omanikuõigusi teostama. Et väiksel turul sa pead mõnes mõttes selleks, et olla otsustajatele abiks, olema kogu tsüklis kaasatud ja seda me oleme üritanud olla siis mitte oma klientidega konkureerides. Nii palju vast taustaks. Nii et sinul isiklikult üle 30 aasta kogemust ja üsna laialt, nii et täitsa õige mees Pärnu kinnisvaraturust, elamispindade turust saates rääkima. Aga mul on kombeks ennem, kui me päris asja juurde nii-öelda sisuliselt lähme, proovida kuidagi ära raamistada, et millises keskkonnas me tegutseme ja kui meil siin keskkonda kirjeldada, majanduskeskkonda, kirjeldada läbi mingite märksõnade, siis pikaks veninud majanduslangus, aga nüüd ootame kasvu, kõrge inflatsioon, mis on tarbijakindlust negatiivselt mõjutanud, siiski tipust allapoole tulnud
Euribor, mis on siis intressimäära kaudu ostjaid jälle tugevalt soosinud. Et kuidas sina enda jaoks sellist majanduskeskkonda kirjeldaksid ja kas majanduskeskkond on elamispindade turgu soosimas või pärssimas ja ikkagi vaatame seda Pärnu kontekstis? Ja, Pärnu kontekstis ma kõigepealt seda pean ütlema, et Pärnu ühtepidi on loomulikult kinnisvaraturu osa, reageerib väga hästi muutustele, mis nii-öelda suurem vend, et Pealinn ja Harju regioon nagu ees teeb. See jõuab siia natukene viivitusega, aga kõik need trendid käivad ka siit läbi. Seetõttu loomulikult me sõltume, mida nagu suurem majanduskeskkond ehk Pealinn teeb. Teisalt natukene on Pärnu turul ka siiski omapära meie omaniku osakaalust nii-öelda mitte siin kogu aastaringi elavaid inimesi on, ma arvan, arvestatava hulk kui nii mõneski teises regioonis. Ja ikkagi see suvepealinna tiitel ja suvepuhkajad tekitavad siia natukene teistsuguse hooajalisuse ka, mis samamoodi kinnisvaraturgu mõjutab. Üldist praegust situatsiooni kirjeldades mina niisuguse sisetunde pealt ütleksin, et tõesti majanduslangus oli päris pikk ja mõjutas loomulikult ka kinnisvaraturgu. Teisalt Pärnu võib-olla kõige raskem hetk kinnisvaraturu mõttes isegi oli nagu see kevad, et märts kuni aprill, mis nagu kuidagi üksikbüroo tasandil tähendas suhteliselt vaikset perioodi ja isegi ärevaks tegevust, et kuigi juba nagu esimesed signaalid nii-öelda majanduskeskkonnast ja statistikast tulid, et asi hakkab paremaks minema, siis võib-olla see kõige meie jaoks põhi oli nagu eelmine talv ja kevad. Sealt edasi nüüd alates aprilli mai juba tegelikult selline teisene turg elamispindadel hakkas toimima ja loomulikult siin sinu poolt mainitud laenuintresside nagu ikkagi võib-olla järsem langemine, kui võis karta, mis selleks indikaatoriks oli. Pangad hakkasid ütlema, et neil on palju tööd, nad peavad hakkama tegema valikuid ja räägivad seda juttu siiamaani, mis teistpidi tähendab, et inimestel huvi osta on ja seda ka Pärnus. Nüüd teise asjana, mida sellise turukeskkonna mõttes siiski nagu tasub alati nimetada, on nii-öelda see kohalik taustsüsteem ja Pärnus see, ma praegu nagu julgen öelda, on pigem positiivne just selles mõttes, et kuna me nagu Eesti kontekstis räägime tavaliselt kolmandast turust, et arvestades turgude suurust Tallinn, Tartu ja Pärnu siis kolmas. Ja siin on tõesti tegutsejaid nii Tallinnast kui Tartust kui mujalt Pärnust väljaspoolt, aga eelkõige on need olnud siiamaani ikkagi seotud sellega, et suvel on siin mõnus olla ja järelikult võiks siin olla ka oma Pärnu pesa, kuhu tasub tulla. Kui me kogu aeg ei ole, siis võib-olla rendiks ta ka välja, et natukene selle taustsüsteemiga selline kinnisvara siis investeeringute pool või teisese kodu omamine või suvituskvartarid, kuidas iganes me seda nimetame. Aga Pärnu praegusel juhul puhtalt sellises poliitilises, regioonipoliitilises olukorras on jõudnud seisu, kus meil on värskelt alanud ikkagi väga kaua oodatud 46 kilomeetrise 2+2 maantee ehitus Via Baltica näol, mis hinnanguliselt suurendab 15-20 minutit autoga liikumist Pärnu-Tallinna vahel, mis ikkagi siin viimase 10 aasta jooksul on läinud päris nagu keeruliseks, et autosid palju, ohtlikud olukorrad, väga pingeline ja see tõesti on olnud nagu raske. Ma arvan küll, et see muudab päris palju ja teine muidugi on kaua räägitud ja kaua oodatud Rail Baltica, mis praeguste juhtide sõnade järgi hakkab Pärnust siis rong väljuma detsembris 2030, see on 5 aasta kaugus. Ma ei saa öelda, et see on praegu olulist mõju avaldanud kinnisvaraturu hindadele, aga ma arvan, et see aeg ei ole kaugel, et kui me ikkagi tunneme või teame, et 2 või 1,5 aasta pärast saab 50 minutiga Pärnust Tallinnasse, siis kindlasti nende otsustuste ja ma arvan ka arendaja nagu otsuste kontekstis see juba nagu keskkonda mõjutab. Ja ma arvan, et selline liikumiskiiruste paradigma muutus siis tulevikus nii Riia kui edaspidi Euroopa suunal kui ka Tallinna suunal hakkab Pärnut elukeskkonnana ja sellise alternatiivina rohkem kaardil tooma ja võib-olla ka Pärnu tähtsus siis Eesti mõttes nagu paremaks tegema.
sa läksid nüüd sellise keskkonna juurest juba natuke asja elamispindade turu juurde, aga ma korraks jääks siia tagasi. Kas seda ohtu ei ole, et nüüd me ehitame siuksed mõnusad teed ja need teed ei lähe ju läbi Pärnu? Ja Pärnu jääb kõrvale nagu Mäo-Rist, nagu meil nagu moel või teisel ma ütleks Mäo-Risti enam ei ole, kui vanasti seal tehti peatus, käidi kohvikus, ehk siis mis ma sinna Tallinnast, mis ma sinna Pärnusse, ma olen Riiga hoopis siis juba, et kas Pärnu tee pealt kõrvale ei jää? Pärnu selle tee pealt tegelikult ei jää kõrvale, et ma ei tea, kui sul on asja olnud ja Pärnus käinud sellel suvel, siis Pärnusse Tallinna poolt pääseb juba uut teed pidi ja tegelikult ka uut silda pidi. Ja nii-öelda Tallinna poolt vaadatuna, mis te Pärnu vahemaad on siin kõik 10 minutit ühes või teises suunas, et see pole mingi vahemaa, aga Pärnu kontekstis see uue silla tulek küll on lühendanud ja oluliselt mugavamaks teinud erinevate jõe kallaste nagu liikuvust. Ja Pärnu sissesõit ja see uus sild on kuidagi hajutanud ja teinud oluliselt mugavamaks, nii et ma julgen arvata küll, et Pärnu sisese muutusena väga mitmetes ja eelkõige selle silla valdkonnas, aga see konkreetne tee tuleb küll otseselt Pärnu välja. Jah, Pärnust kavandatakse mööda ka ühte ikkagi nii-öelda päris mööda minevat teed, mis kuskilt Arest ära keerab ja läheb sealt Sindi tagant läbi. Ja see tõenäoliselt küll hakkab sellist rekkaliiklust ja kaubavoogusid ka mööda minema, aga selle kaugus praegu on, ma ei tea, 2050 või seal on ehitada sildasid ja rajatisi, nii et kõik need minu poolt nimetatud asjad saavad varem valmis. Aga ega see on alati väljakutseks, et peab olema mingi põhjus, miks inimene peatub bensiinijaamalt, miks inimene keerab korraks paremale. Ja Pärnu väljakutse on need põhjused siis nii-öelda tekitada ja luua, et sellel teekonnal alati oleks põhjust ka Pärnusse sisse keerata. Aga lähme siit siis rohkem detailidesse. Vaataks nõudluse poolt esimesena, et me siin nagu natuke juba tehingutest rääkisime, aga et kes Pärnus ostavad, mida ostetaks, et anna siit mingit ülevaadet, kes on Pärnu elamispindade ostjad? Koduostjad, üürinvestorid, tahetakse Pärnusse, tahetakse Pärnu kõrvale midagi, ostetakse luksuskaupa midagi, lahedat suvituskorterit või mairajooni mingit siukest nõukaeegset paneelmaja korterit? Jah, eks ostjad on need kõik nii sinu poolt nimetatud kui need, kellel on praegusel turul eelkõige, kellel on vajadus. Et kui me jagame nagu need ostuhuvilised nii-öelda kahte lehte, et ühed, kes hakkavad ostetavad kinnisvara ise kohe kasutama ja teised siis kas investeeringuks, suvekasutuseks, siis sooajalisena väljaüürimiseks, siis selline investorite osakaal ostjate segmendis on väiksem, kui ta siin mingisugune 3-4 aastat tagasi oli, arvestatav, arusaadavatel põhjustel ja tõenäoliselt sama, mis Tallinnas. Aga mida võib nagu tähendada lisaks siis selliseks omavajadusteks ostjale, kelle ostuvõimekus ja võime nagu turul tehinguid teha on ikkagi eelkõige seotud sissetulekuga ja nii-öelda laenuvõimekusega. Ja siin natukene on selliseks klaaslaeks või piduriks ikkagi Pärnu suhteliselt madal keskmine palk ja sissetulek, mis praegusel juhul on keskmise palgana Pärnu regioonis, suurusjärk 1700 eurot, mis on üle-eestilisena pea 20% kõrgem ja Tallinna ja Harju regioonis veel kuskil 2400 augus, mis ju omakorda nagu tähendab, et loomulikult laenutöötajad menetlevad neid laene selle võimekuse koha pealt ja kuigi me oleme mõjutatud ka ostjatest, kes tulevad väljapoolt keskmise hinnana, siis siiski suurema osa tehingutest nii-öelda selle hinnatõusu mõjutab see ostuvõimekus. Ja loomulikult kõik need üldised majanduslikud näitajad, kõrge inflatsioon ja üldine rahva eluga hakkama saamise kriitilisus on ka kinnisvaraturgu pärssiv.
nüüd natukene võib-olla etteruttavalt, aga Pärnu puhul on alati olnud nagu arvamus, et siin välismaalaste, eriti soomlaste osakaal sellel turul on kuidagi eriliselt suur ja soomlased on need, kes on Pärnu turu hinnad elamispindade osas nagu üles ajanud. Et ma julgen öelda, et see on nagu legendi staatuses juba praegu ja selline välismaalaste üldse, aga eriti soomlaste osakaal Pärnu kinnisvaraturul on ikkagi praegusel juhul muutunud suhteliselt marginaalseks ja siin rääkida, et nemad kuidagi turuhindu mõjutavad, tegelikult ei ole asjakohane. Ma segan vahel, et kas soomlased ei ole asjakohased nõudluse poole pealt või ka pakkumise poole pealt? Tegelikult mõlema poole pealt nende osalusturul on oluliselt väheneb, et selline soomlaste invasioonist võib rääkida 2000-ndate alguses, kus teatud generatsioon hakkas käima Pärnu spaades, tundis seda keskkonda endale sõbralikkuma, sest siin sai soome keeles hakkama, siin oli elu oluliselt odavam. Ja seetõttu sellised vanemad inimesed ostsid siia kas üksi või mitme pere peale sellise suvepesa, osad elasidki aastaringi siin, osad käisid vahete vahel. Ja tõesti sellel ajal soomlased soetasid palju, aga seda ikkagi valdavalt tulenevalt hinna erinevustest, mis Soome turuga ja Pärnus siis oli. Soomlaste müügilaine esimene algas peale seda olulist hinnatõusu ja seda Lehman Brothersi alguse saanud kriisi seal 2007-2008 ja ma isegi nagu sellest kontekstist vaatasin korra tagasi, kõige rohkem müüsid soomlased 2010. aastal, kus siis kogu välismaalaste tehingute osakaal oli 17% koguturu käibest ja arvuliselt oli 179 tehingut ja millest soomlased siis tegid 152 tehingut. Siis näiteks sellel aastal nüüd praeguseni kokku välismaalased üldse Pärnus teinud 25 tehingut ja nendest 12 on olnud soomlased. Ja ka nende soomlaste keskmine tehingu hind on 44 000 eurot korteris ja räägib, et see kõige odavamas segmendis ja tegelikult kunagi siis ostetud remontimata või nõukaaegsetes magalates olev korteri, mida soomlased on ära müünud. Ja ka ostuturul on nad ikkagi väga väikse protsendiga. Et kui mina Pärnus käin ja spaas käin, siis ma võib-olla tõepoolest kuulen soome keelt, aga kuulen seda vähem kui näiteks läti keelt. Kas lätlased ei ole mingi kinnisvaraturu osaliste grupp? Kuidas su tunnetus on? Lätlased on arvestatav turismi rahvus kindlasti, eriti siin viimasel 5 aastal. Nad on kogu selles spa-sektoris, mida sa kirjeldasid, asendamas ikkagi täiesti nagu Soome numbreid. Lätlaste tõus on olnud väga suur ja kuna mul on au ja võimalus olla ka näiteks Spa Estonia nõukogu liige, siis ma olen päris hästi kursis nende osalustega, mis selles sektoris toimub ja meil on näiteks sellel aastal olnud 2 kuud, kus lätlaste osakaal on olnud suurem kui eestlaste osakaal spaakülutsetamisel. Aga okei, selle peaks meie nagu tänasest teemast juba välja, aga ma saan aru, et kinnisvaraturu... Aga selle jutu lõpetuseks, et kahjuks selle lätlased muidugi kinnisvaral ostu-müügiturul ei ole veel üleüldse olemas, et väga üksikud tehingud ja me väga loodame, et see tihedam siin käimine siis nädalavahetusteti tekitab ka selle olukorra, et siin vaadatakse ringi ka natuke kinnisvaraturul. Loomulikult alternatiivina vahest võetakse hotellile ka mõni üürikorter on selleks siis Bookingu või Airbnb kaudu, aga üldiselt ostuturul lätlaseid veel nagu ei ole. Ma mõtlesin ühe võib-olla siukse, kuidas öelda, rumala küsimuse sult küsida, et me oleme sinuga suutnud pea 20 minutit juba vestelda ja me ei ole märkinud ära märksõna, et rannarajoon, et kui Pärnust räägitakse kinnisvara kontekstis, siis ikka varem või hiljem märgitakse ära rannarajoon kui siuke, kuidas öelda, koht, kuhu tahetakse osta.
Pärnus kinnisvara, aga mis punktid või piirkonnad Pärnus veel on sellised, mis tõmbavad kuidagi ostjaid ligi, kas need on siis koduostjad või üürinvestorid või suvituskorterite ostjad peale rannarajooni? Jah, ega rannarajoon oma sellise erilise staatusega on endiselt kõige tähtsam, et mitte pärnaka jaoks on ikkagi see nii-öelda jumala või looduse poolt kingitud Pärnu rand selliseks põhiliseks tõmbenumbriks, kus on madal vesi, kus on ikkagi suhteliselt soe vesi, kus on päike õigel pool ja mis tõesti soedel suvepäevadel on magnetiks ja siis ega neid puhkekorterid tahetakse ka sinna lähedale, kus oleks sinna randa ja võib-olla ka siis nii-öelda rannatänavatele või kesklinna suvemelust osa saama nagu jala võimalik minna. Seetõttu rannarajoon oma sellist positsiooni eriti väljastult Pärnut vaatav ostja jaoks ei ole kuhugi kaotanud. Jah, nüüd ütleme arendajate vaates, kes arendavaid kortereid eelkõige kohalikule, aga kus õnnestub müüa ka mitte pärlakale eelkõige siis hinnaeelise tõttu, on seotud ka rannarajoonist väljas, eelkõige siis kõige suurema korterite arvuga Mai elamurajoonis, mis on ka väga mitmes sellises mikropiirkonnas suure muutuse läbi teinud. Aga meil on arvestatavaid arendusi ka teispool jõge, siis seal Uue Haigla ja Ülejõe ja Rämba piirkonnas. Ja paar uut arendust ka nüüd juba selle suuna peal, mis läheb siis Pärnu kaudu välja ja Haapsalu maantee ja linna areng, eriti eramajade mõttes siin Audru suuna peale, Valgeranna suuna peale tegelikult on olnud ka väga aktiivne viimastel aastakümnetel, nii et inimeste elamiskohana on ka need piirkonnad selgelt kaardile tulnud. Aga rannarajoon ja kesklinn loomulikult oma tähtsust üldiselt ei ole minetanud. Kas uus sild, eks me ennem rääkisime sellises üldisemas kontekstis, kas uus sild on avanud nagu mingisuguse uue teega kinnisvara turu mõttes, et ma ei peagi olema, ütleme, jõe ja mere vahel, et ma võin olla teisel pool jõge, et siis ikkagi õhtul hommikul randa jalutada ja õhtul tagasi? No, lühike vastus, et on küll, aga see ei ole nagu nii selgepiiriliselt välja joonistatav, et me saime juba, ma ei tea, aasta või pool aastat ette öelda, et uue silla tulek on juba kuidagi kinnisvara hindadesse selgelt ja arusaadavalt sisse protsendina tulnud, et nüüd hakkab sealt kiiremini üle pääsema, sest need vahed kiirustes siiski on 5-10 minuti vahel. Aga nüüd peale seda, kui suvest on sild valmis ja see natukene on juba, et sealt ei sõideta enam üle sellepärast, et ma pole veel sõitnud või ma käin paar korda üle, et huvitav on, vaid see on muutunud juba nii-eda tavateekonnaks, kus sa ikkagi valid pragmaatiliselt, et kus ma saan kiiremini, mugavamalt. Ja tõesti täitsa suurele linnaosale on see muutunud igapäeva liikumistee osaks ja see lühendab nagu vahemaid ja see teistpidi annab turule ka selle indiktsiooni, et tõesti sealt saab kiiremini, on mugav ja naaber räägib naabrile või kinnitab seda, et tasub osta ja seal ei ole nagu seda mingit tõrget. Üldiselt Pärnu on elanud ikkagi kõik see 30 aastat natukene sellega, et nii-öelda see Ülejõe pool on natukene odavam ja kuidagi pärnakate enda seas, nagu ma ütlesin, mina ei ole pärnakas, ma olen 30 aastat tagasi tulnud, aga need, kes on siin sündinud, nende jaoks on kogu aeg see jutt, et Ülejõe see oli odavam, mina olen ikka siinpool jõge kuidagi väga tähtis olnud ja ma arvan, et selle uue silla tulekuga on see natukene muutumas, aga endiselt elab pärnakate sees küll. Jääme veel korraks ostjate juurde, et kui ostja müüja saavad kokku, räägivad seal, suhtlevad, vahetavad infot, aga tehing ei toimu. Mis põhjustel tehingud Pärnus ära jäävad? On seal probleemid laenuga, eks oled siin laenuteemad paar korda maininud, on seal põhjus, et ostja müüja ei saa hinnas kokkuleppele või mingid muud teemad, miks tehingud ära jäävad? Tehingute ärajäämise põhjuseid loomulikult on erinevaid, aga jah, ega hind on alati selles tehingus kõige suurem tegija, kui hinnas kokkuleppele ei jõuta, kui asi meeldib, aga laenuotsus tuleb selline, et siiski su laen ei anna nii suurt kulutust välja, üritatakse läbi rääkida, kui teine pool vastu ei tule, siis need on väga tihti need põhjused. Aga lisaks siiski on minu arust kaks niisugust uut olulist asja. Üks asi on see varjatud puuduste teema, mis
kuidagi on hakanud nii-öelda läbi meedia, läbi nende kajastuste väga sihukest oma elu elama ja on tekitanud hirmule suured silmad mõlema poole vaates. Et müüjad ei julge müüa, sest äkki leitakse seina seest mingi juhe, mida ma pidin teadma, aga ei teadnud ja siis üritatakse notari juures või siis maakleri kaasabil sõnastada kuidagi sinna lepingusse hästi riskivabad sõnumid sellest, et ta omanikuna millegi eest ei vastuta. Müüja jälle siiralt tahab, või ta postjas tahab siiralt olla veendunud, et kui ma mingi asja ostan, et siis see, mida ma näen, on õige ja kui midagi varjatult ilmub, et siis mul on ka omad õigused. Ja meil on mitmeid juhuseid, kus see asi on jäänud ka pooleli tõesti, kui need hind ja muud tingimused on kokku lepitud, aga notari juures läheb sõnastamiseks ja ei jõuta seal üksmeelele. Ja teine asi on ikkagi neile tehniline seisukord ja võib-olla ka see korteriühistute pool, mis nagu tehingus mängu tuleb, mitte nagu esimesel pilgul, kui sa AV-st või Citist vaatad nagu kinnisvarakuulutust, ilusaid pilte, käid kohal ära, küsid mõne küsimuse, real juhul saad ka korteriühistu arve. Siis kontrolliks, et mis need kulutasemed on, aga kui sinna sisse minna, et missugused on korteriühistu üldkoosolekute otsused olnud, missugused on plaanid olnud, missugused on võetud laenud, missugused on kulud, kaua neid tuleb teenindada, et need kogu selles kulude budžetis ikkagi hakkavad päris suurt osa mängima ja jõuavad nii-öelda sellesse vestluse või läbirääkimise vooru natuke hiljem ja seetõttu nagu hakkavad ka neid ostuotsuseid või lõplikke tehingeid mõjutama. Olin täitsa huvitav, mis sa ütlesid, et sellised taustategurid on nii oluliseks muutunud, aga selleks, et siin plaanitud teemad ära katta, peame natuke tempot lisama. Ma siiski siia veel korraks jään siiski kinni, et kuidas sinu nägemus on siin ettepoole vaadates, kas tehingute arv on pigem vähenemas, püsimas, kasvamas ja mida võiks hinnad siin sellises pooleteise aasta vaates teha, kuhu suunas liikuda Pärnus? Ma arvan, et me oleme jõudnud suhteliselt normaalsesse turutsüklisse. Meil tehakse Pärnus, kõige parem selline indikatsioon, mille järgi me hindame, on Pärnu keskuslinna. See on siis ilma nende suurte liitunud valdadeta ümber autorid ja paiklused ja keskuslinna puhas korteritehingute arv. See on praegu vahemikus kuskil seal 70-80 august. Viimasel kuul 72 tehingut, mis on üsna normaalne turunäitaja. See on olnud kõige kehvemal kuul 14 või alla 20 tehingu ja kõige paremal kuul 134 tehingut. Ehk me oleme jõudnud stabiilsesse seisu ja ma arvan, et või ma ei näe nagu praegu mingit olulist mõjurit, mis seda peaks ühes või teises suunas nagu mõjutama. Meie signaalid turult on pigem positiivsed, küll mitte kiired, aga siiski positiivsed. Meie laenuandjad näevad ka Euribori liikumist suhteliselt stabiilsena või isegi natuke ävardatakse, et võib uuesti tõusma hakata, mis teistpidi on jälle indikaatoriks, et olge praegu saab head intressi. Ja ma arvan, et sellise aasta vaates ma näen, et see turg võiks 5-10% tõusta nii hindade mõttes, ja võib-olla natukene ka turuaktiivsuse mõttes. Aga need turud muidugi on erinevad siis nii-öelda kasutatud varaturul ja uute arenduste turul ja uute arenduste puhul ka sõltuvalt siis natukene, mis turusegmendile on toodet tehtud. Ma seda veel võib-olla kommentaariks ütleks, et eelmises lõigus sai kirjeldatud neid tehingu ärajäämist põhjustavaid asju, aga meil on nii-öelda ilmenud mitmed korrad, et ütleme turu madalseid, mis paar aastat kehtis ja laenu kättesaadavusel tänu kõrgele intressile oli ka tõrge, siis kliendid läksid omavahel kokku leppima, et okei, ma maksan natukene hiljem, teeme võlaõiguse ära, ma olen sisse ära ja ma maksan nagu mingi osa summast ja teeme asjaõiguse mingi aja pärast. Ja siis on hakanud, nüüd kui see aeg hakkab kätte jõudma, siis on ilmnenud kasutamisel mingisugust asjad, on tulnud mingi uus pakkumine ja need on päris keerulised olukorrad, kui juba on mingi aeg sees elatud, asjad üle antud ja siis teeb üks pool otsus, et ma ikkagi ei osta või andke nüüd hinnas alla või tehke mingi muudatus. Teisele poolele on osa rahast kätte antud
et me oleme siin mitmetel tehingutel pidanud vahet olema ja ma nagu sellise turuosalisena soovitan küll võimalikult vähe siukseid tehinguid nagu teha, kus te osakaalust üles jätate ja sisuliselt annate ise krediiti ostjale siis kuni selle hetkeni, kui asjaõigusleping sõlmitakse ja lõplik tehing. See on küll päris huvitav, mis sa räägid, eks jah, kui siuke nii-öelda konflikt või vastuolu tekib, siis kindlasti hakkab palju rohkem varjatud puuduseid välja tulema kui mingis muus olukorras. Aga siiski me taha siia praegu jääda, peame edasi liikuma, muidu me täna seda saadet ära ei lõpeta. Pakkumise poole pealt, me rääkisime ostjatest, me rääkisime tehingutest, aga ma küsiks sult niimoodi, et kas pakkumises olev Pärnu elamispind vastab sellele, mida soovitakse või on mingis segmendis on ülejääki ja kuskil segmendis puudujääki, segmendis kas siis piirkonnad Pärnus või kvaliteediklassid või hoonetüübid, et kas pakkumine vastab nõudlusele? Kuna ma kirjeldasin turgu praegu suhteliselt hästi toimivana ja keskmisena, siis võib öelda küll, et nõudluse ja pakkumise vahekord on selline, mis võimaldab tehinguni jõuda ja kummalgi poolel suurt kõrget ei ole. Meil on siiski päris suur laojääk uute arenduste osas. Ja siin nüüd need arendused, mis on eelkõige läinud püüdma sellist Pärnu tipphinda 5000 eurot ruutmeeter ja kallimalt, et seal on päris palju arendusi, kas siis ehituses lõppjärgus ja müügis ja seal on see laoseis ja võib-olla turuaktiivsus suurem kui on nõudlus, sest investorid siiski on siiamaani ettevaatlikud siis nagu kahel põhjusel, et arvatakse siiski, et turul on siuke olukord, kus veel tippindadest tuleb alla tulla arendajatel ja oodatakse nii-öelda parimat diili. Selgelt need sellised kinnisvara investorid on juba turul ringi vaatavas, käivad ja uurivad, üritavad parimat diili üles leida. Aga ja teine pool, mida kuigi Pärnu on võib-olla sellest ohtlikust Venemaa piirist kõige kaugema nurga peal, siis me ei saa mööda vaadata sellisest üldisest riskist, mis kogu piirkonda ikkagi puudutab ja mis on seotud siis Ukraina sõja ja agressiivse naabriga. Pärnu uusarenduste pakkumine 5000 eurot ruutmeeter, eks kogu Tallinna keskmine pakkumishind on 5000 eurot, aga Tallinnas on ta nõnda kõrgel hästi palju kalli kesklinna ja kalli kalamaja pakkumiste suure osakaalu tõttu, et Haaberstis on 3 aastat hinnad alla 4000. Kas ma Pärnu osas küsiks sult niimoodi, et mulle tundub, et Pärnu arendus, just eelkõige see, mis on rannarajoonis, või siis ütleme jõe ja mere vahel, siis see on hästi palju suunatudki just Pärnust väljastpoolt tulevale ostjale. Kas väljastpoolt tuli on siis kuskilt Tallinnast, Tartust või kust iganes ja ta niivõrd ei olegi suunatud kohalikule ja kohalikule on siis suunatud seal Ülejõel ja Vana-Pärnu suund võib-olla rohkem, et kas sa kinnitad või lükkad ümber? Ei lükka ümber ja ma arvan, et see eemalt vaade sul ikkagi professionaalina on selles mõttes õige, et Pärnus arendatakse kohalike arendajate poolt peamiselt ikkagi kohalikule ostjale piirkondadest, mis on see rannarajon ja kesklinn väljaspool ja siin näiteks Ülejõel ehitusfirma Samet, kes on juba Pärnus ikkagi päris pikalt toimetanud, praegu Niidupargi elamurejoon, kus seal on 6 elamu nüüd komplektis valmimas ja valmib selline esimene, võiks öelda, komplektne uus kvartal, mis on täiesti nullilt rajatud. Hinnatasemel seal alla 3000 euro ruutmeeter ja see on müünud viimaste paari aasta jooksul väga hästi, et on kogu aeg alustatud uusi maju ja müügitempo on igati arendajat rahuldav ja ka turule vastav. Aga siis jälle ja sama võib-olla rohkem kohalikule on Mai elamarajoonis, mis on kõige suurem, aga seal on ka eraldiseisev selline uus kvartal, kus on valdavalt ikkagi uued elamud viimase 10 aasta jooksul valminud.
ja väga palju erinevaid arendajaid seal, 5-10 arendajat ja kõigi sõltuvalt natuke hinnast ja natuke tootest, aga ikkagi need müügid on toiminud, et need ei ole nagu täiesti peatunud ka Tammiste suunas, seal Nurmenuku elamurajoon ja ka nagu suurelt ettevõetud detailplaneering, mitmed kortermajad valminud, mitmed tegemisel, aga müügitempo on olemas. Aga siis need nimetatud sellised kesklinnas on siis Seileri kvartal, mis on kesklinnas, on jõe ääres, Vanasadama kvartal, on Uus-Kalamehe kvartal, mis jääb siis nagu siiapoole jõge, aga on natukene jõeäärses piirkonnas, mis varasemalt oli rohkem tööstusliku suunitusega ja kuhu praegu on nagu väga palju elamist peale tulnud. Või siis ka täitsa rannas asuv Pelle uus, Skandiumi uus arendus, mis on ikkagi täiesti nii-öelda tippasukohas, aga ka selliselt Pärnu selliseid tipphindasid pompav, et 6000 ja rohkem ruudu hinnana. Ja ütleme, nendes kallites arenduses võiks öelda, et see aasta on olnud kehva müügieduga, et kuidagi on peatunud ja on olnud väga raske müüa, et eks Tallinnaski uute korterite müük nüüd liialt rõõmu ühelegi arendajale ei tee ja kuidas siis müüki edendada pakutakse korteriostjatele kauba peale parkimiskohti, panipaikasid, köögimööblit ja rahalisi allahindlusi tehakse või pakutakse koguni iPhone 17 kauba peale. Et kas Pärnus ka uute korterite ostjad selliste kingitustega üle külvataks, kuidas Pärnus uute korterite hinnapoliitika, ma saan aru, et siin on nagu kaks sellist täiesti eraldi segmenti, et siis kesklinna nii-öelda kallis arendus ja äärelinna odavam arendus. Jah, ega loomulikult arendajal on vaja müüa, siis ta otsib kõiki neid võimalusi. Ma küll julgen arvata, et Pärnu turg selles mõttes on okei seisus, et siin ei ole ühtegi sellist pankrotti ja täiesti nagu arendust, mis on jõudnud seisu, kus ta on pidanud reageerima nagu meeleheitlikult ja tegema selliseid juba lihtsalt püsimajäämise allahindlusi. Aga küll loomulikult kõik need sinu poolt nimetatud ja võib-olla kellegi poolt veel huvitavana välja mõeldud allahindlused siis hindades või kaasaantavas asjas või läbi näitiskorterite või mingisuguste lisaasjade ja samamoodi ka ikkagi allahindlused, mis on siis kas lühiajalised või selgelt väljendavad parimat ruutmeetrinda või parimat korterihinda selles konkreetses arenduses, et need on kõik turul olemas ja neid tuleb küsida ja neid kindlasti on praegu võimalik saada. Et eks meie majandusolukorra paranemisega see olukord läheb ka mööda ja võib-olla enam mingi aja pärast ei ole. Aga seome nüüd arendusturu üürituruga, et meil see nüüd natuke nagu jutust juba läbi käis, aga kas täna üüriinvestorid ka tehinguid teevad, et Novira arendatud Esplanaadi projekt on müügi mõttes finiši sirgele siin kas jõudnud või jõudmas, et seal vist veel niimoodi näpuotsaga on saada ja need korterid pigem on olnud siis ju toode üüriinvestoritele, mitte unistuste kodu pärnakale. Et mis üüriinvestorid teevad praegu uute korterite turul? Üüriturg üldiselt ja siis samamoodi kui üüriinvestorid, pigem on madalseisus, et Pärnu oma üüritootlustega ikkagi ei ole suutnud olla sellel tasemel, mis Tallinn, mis tähendab, et siin nagu suvel tundub küll, et ei ole palju rahvast ja tegelikult nii hotellide kui üürikorterite hinnad väga kõrged. Aga me ikkagi räägime Pärnu puhul paraku jaanipäevast kuni augusti 2. nädalani, see on niivõrd üürike periood, millal see nõudlus on ülevoolavalt suur ja kus saab head hinda küsida. Muus mõttes ikkagi Pärnu üürihinnad on pigem nagu paigal olnud ja väljendavad sellist tavalise kahetoalise korteri puhul 350 kuni 450 või 500 eurot kuus üürivõimekust, mis iseenesest ei luba korterit osta ja puhtalt üürile suunitleda. Ja eks Pärnu puhul ikkagi tuleb ka seda tunnistada, et tegemist on nii palju väikse linnaga, et meil praktiliselt selline
väga atraktiivne üürnik, kelleks on võib-olla diplomaadid ja selliste suurfirmade juhtkonna töötajad, kes tulevad mingiks perioodiks perega ja noh, nii-öelda selline tippsõjaväelased, kes üürivad kalli hinnaga, et noh, Pärnus on see väga harv üüriklient ja noh, nüüd ütleme siin linna arengu mõttes jälle siin kuu rohkem tagasi käis läbi, et uue lennuvälja juurde linn eraldas üle 20 hektari maad võimalikuks siis Saksa, Hollandi, NATO staabi rajamiseks. Ma sain aru, et see otsus on sündimas novembri algus, see tähendab 100–200 staabiametniku koos oma perekondadega ja see on küll selline maht, mis võib Pärnu üüriturule ja võib-olla üüriinvestorite vaatele, kui see otsus peaks tulema mingisuguse teise turbulentsi andma, kui see praegu on olnud, aga üldiselt jah, üüriturg pigem on madalseisus, ma julgeks öelda oma sellises igapäevases toimimiseks, aga kui veel paar sõna üüriturust üldse öelda, siis jälle minu arust elab nagu legend Pärnu kohta see, et siin on võimalik ainult septembrist maini saada ja siis tõstetakse sind välja ja suvel on hinnad teised ja omanik ajab. See on kunagi olnud, aga siiski ma julgen ka 10–15 aastat tagasi juba muutunud ja iga ikkagi üüriäriga tegelev omanik tegelikult väga soovib saada pikaajalist stabiilset üürnikku, kes ilusti maksab ja hoiab korteri korras ja ei käsitle teda sellise 1–2 päevase peopanemise kohana suvel, et seetõttu ikkagi on võimalik kindlasti sõlmida häid üüritehinguid ja omanikud neid ootavad. Aga üldises mõttes siiski jah, et august-september on kõige suurema pakkumisega aeg Pärnu üüriturul ja aprill-mai, juuni algus jälle kõige ahtama pakkumisega ja kõige raskem neid, et see on endiselt olemas. Ma vaatasin täna, et nüüd konkreetne number pole mul küll ees, aga et Pärnus on KV.EES 170–180 aktiivset üüripakkumist. Kas hetkel sa hindad, et üüripakkumine on pigem suur, väga suur või vastupidi siis väike või väga väike? Ma arvan, et suur, ma ei oska nüüd öelda, kas väga suur, et eks me praegu ju olemegi selles suvelõpu seisus ja need, kellel siin suvega seoses üürnikud välja läksid, otsida leida ei ole lihtne ja seetõttu ma arvan, et see pakkumine on siis nii turusituatsioonist kui ka lihtsalt hooajalisuse hetkest pigem suur kui väike. Nõndaks siit üüriturust ka, aga üürihinnad sellises olukorras, kus pakkumine pigem suur ja sellist hooajalisust väga palju, kas üürihinnad pigem liiguvad horisontaalis või ülespoole või allapoole? No arutasin siin eile oma üürimaakleritega ka, et ega me ei julge tegelikult ennustada üüriturule sama suurt tõusu kui üüriturule. Nimetatud siin diplomaatide ja tippsõjaväelaste puudumisele lisaks veel ei ole Pärnus ka sellist tudengitega seotud üürituru liikumist nagu on Tallinnas ja Tartus. Pärnus on küll Pärnu kolledž, aga siiski nagu selle kõrgema õppeasutusena nii palju väike, et ta sellist mingit olukorda turul nagu ei tekita. Ja seetõttu nagu me praegu ei näe jah, et enne järgmist kevadet siin võiks üüriturul mingisuguseid olulisi liikumisi olla. Jah, eks selline aeg, kus me praegu oleme niimoodi, et talv on ütleme kiviga visata, et ega see vist pole jah kuskil üüriturul meil siin Eestis liiga positiivne periood. Peeter, liiguksid kokkuvõtte suunas, kui ma küsiks sult niimoodi, et mis on sellised tänased või piltlikult öeldes siis homsed olulised trendid Pärnu elamispindade turul, millel ma silma peaks peal hoidma, kui sellisele sentimeeter üldisemale tasemele nüüd tagasi minna? Jah, ma arvan, et sellises aastases vaates meil siiski on arendajad, mis minu arust on kõige tähtsam, arendajate vaade üldisele Pärnu kinnisvaraturule ja korteriturule on positiivne. Meil on mitmeid uusi arendusi lisandumas. Seda küll eelkõige siis jah, sellesse segmenti, kes üritab kohalikku
ostjat Samet alustab 64 korteriga väga korraliku varustusega ja projektiga kortermaja ehitust Metsa 20 aadressile ja nüüd arendaja. Mis piirkonnas on Metsa 20 andest mu teadmatus? Jah, Metsa 20 on mais ja see jääb nüüd eelmine aasta avati seal mai ärimaja, ta on nagu selle kõrval krundi peal siis ütleme piirkonna mõttes mitte Mai tänava ääres, vaid paralleelse siis Metsa tänava. Aga siis ehitustööd on alustatud ka endises siis Mai keskuses, mis on päris selle Mai elamurejooni nii-öelda süda olnud. Sinna tuleb siis nii äripindu kui ka uus korterihoone nii-öelda päris risti peale ja natukene sellise kõrgema aktsendiga. Arendaja samamoodi otsib müüjad ja on varsti nagu turule tulemas. Natukene ka meie info põhjal minnakse kobama Mai elamurejooni sihukest turutippu. Aga nagu see tsükkel on arendajatel, et 1/3 üritatakse planeeringutega katta ennem ehituse algust, vähemalt 1/3 ehituse ajal ja 1/3 siis peale valmimist, et natuke on see tsükkel praegu läinud niipidi, et paberi peal ja ehituse perioodil nii palju ei õnnestu müüa ja rohkem tuleb kannatust nendesse Excelitesse sisse prognoosida siis, kui juba tuleb nii-öelda hoida ja nagu see on iga arenduse puhul, et esimeses järjekorras isegi, kui sa selle hinnadiferentsi suudad nagu päris oluliseks ajada, ostetakse ära need parima asukohaga, parima vaatega, parimad korterid ja need tegeliku arendaja kasum saadakse ikkagi viimaste korteritega, mis võib-olla on nagu hoone asukohalt ja kõige raskemini müüdavad. Nii et kõigile arendajatele kannatust siis oma kasum ära oodata, mille jaoks seda projekti tehakse. Kas järelturul on mingeid olulisi muutuseid, arenguid, mida peaks vaatama, et pisut rääkisime näiteks, et Ülejõe on küll nüüd linnale lähemale tulnud, aga et kas seal näiteks selline negatiivsem staatus, kui ma ennast nii sõnastan, on näiteks muutumas või midagi muud, et ma ei taha sind nüüd suunata. Ei, ma seda ka juba rääkisin, et seda niimoodi hinnastatistikast veel otseselt välja ei loe, et nüüd sai juunis sild valmis ja sealsed korterid on saanud kohe mingi hinnatõusu, aga tunnetuslikult küll, et sellised juurdepääsud annavad uue tõuke, uued mõtted ja selline paradigma muutus, mis liikumissuundades on. Ja nagu ma nimetasin, et ikkagi keskkonnana Pärnu on saanud mitmeid selliseid linnalisi investeeringuid. Suupaluse tänav, ma loodan, et ka väljaspool Pärnud inimesed on Pärnud külastades seda märganud, on ikkagi saanud sellise kuurort linna jalakäijate peatänava mõõtme ja seal on tõesti nagu uhke olla ja loomulikult see hakkab mõjutama ka siis Pärnusse suvekorteri vaatajat, et olla see nende liikumissuundadele lähedal, kus toimub elu ja kus käivad inimesed. Ja selline suurem laiem pilt, mida ma kirjeldasin, mis on siis nagu juurdepääsudega seotud ja ma arvan, et kõige suuremaks mõjuriks ikkagi suures pildis saab see raudtee valmimine ja kus tõesti on võimalik Pärnut käsitleda kui näiteks noore pere väga atraktiivset elukeskkonda, kus sa ei pea siin Pärnus tööd otsima, vaid saad käia kas Tallinnas või kaugtööna tööl, aga tegelikult elukeskkonnana on Pärnus pakub kõiki võimalusi algharidusest kuni kõrghariduseni välja. Väga hea, aga aeg on siin kiirelt kulunud, et proovikski saate otsad kokku tõmmata. Ma saate lõpuks alati küsin saatekülaliselt mõne mõtte, soovituse, nõuande, mis kuulajad siit saatest võiks kaasa võtta. Mis sa, Peeter, meie kuulajatele, vaatajatele kaasa tahaks anda siin mõne mõtte tarkusetera turuosalistele nii laialt või kitsalt, kui sa ise heaks arvad? Kuna see jutt läheb eelkõige nagu suunaga Pärnust välja, siis ma arvangi, et käige iga aasta kindlasti Pärnut uudistamas. Pärnu on läbinud suured muutused ja olen neid kirjeldanud, mis veel ees seisavad. Siin on mitmeid asju, mille pärast Pärnusse tasub tulla.
mul jäi alguses ennast sisse juhatades nimetamata, et ma olen suhteliselt kirglik golfientusiast ja kohaliku golfiklubi president. Ma arvan, et selle huvitava mängu, mis on üle maailma ühe formaadiga, on Pärnu küll ühes selliseks piirkonnaks, kus kesklinnast 10 minutit ühele või teisele poole sõites on väga korraliku tasemega golfirajad ja kus reeglina ei pea mitmeid päevi ootama, et sinna aega saada, vaid võib üsna kiiresti mängima minna ja kõik need sellised uued valmimad kergliiklusteede võrgustikud, sportimise keskkonnad ja nii edasi on need, mille pärast nagu Pärnust tasub tulla nii elama kui olema soojade suvepäevadega. Ma kuulsin siin tõelist Pärnu patriooti kõnelemas. Ja, absoluutselt. Ja mul jäi nimetamata veel, me rääkisime enne paar sõna spa-sektorist ja Pärnu ikkagi on ka üks selline Eesti spa-pealinn olnud. Meil käib ehitus siis täiesti randa sinna uue Brakman spa ehitusena ja mis valmimise järgi ma loodan, loob ka täiesti uue sellise taseme ja kvaliteedi siis spa-turule. Väga ilus ja uhke hoone, tõenäoliselt olete meedias märganud, mida seal kavandatakse ja ta pikendab rannanõud ja teeb tõenäoliselt kogu selle osa Pärnust veelgi atraktiivsemaks ja põhjuseks, miks siia tulla. Nii et nende heade mõtetega tõmbamegi saatele joone alla, head külastajad või head kuulajad vaatajad, minge külastage Pärnut või veel parem minge sinna elama. Ja lõpetuseks tänamegi kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 123. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime Pärnu elamispindade turust, erinevatest vaatenurkadest. Peeter Prisk, kes on kinnisvara ekspert Pärnu juhataja, aitas neist teemadest meil paremini aru saada. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja veel, kui teil head kuulajad vaatajad on ideid, keda saatesse kutsuda või tahate ennast koguni rajateelelikult ise pakkuda, et andke aga andke teada klienditugijad kv.ee või otse minule, et minu kontaktid on, ma arvan, hõlpsalt leitavad. Ja ega midagi, kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja seniks kena oktoobri kuu jätku. Järgmise korrani. Nägemist.